Armsad sõbrad, algamas on pärandi aasta ja õige pea me saame ülevaate sellest, mis sellel toredal aastal Järvamaal kõik toimuma saab. Aga põhiline on see, et me peame pärima ja mitte pärima seda, mida saab kätte võtta, vaid pärima seda, mida saab meelde jätta. Ja nüüd ma kutsun meie armsa maavanema, meie lugupeetud rahvatantsurühmad ja kes veel soovib tulla, teeme ühe toreda pärimise ringi, harjutame seda pärimist, et kuidas pärida, mida pärida, kellelt pärida ja kuidas pärida ja sätime ennast selleks toredaks pärimise aastaks valmis. Austatud maavanem, palun proua Tiina Araste, sinul on seal kaunid kaaslannad töö juurest kaasa võetud, nemad tulevad ka ilusti kaasa ja meie lugupeetud rahvatantsijad, kes on seal seisavad seal meie väätsatantsijad ja meie paidanoored tantsijad. Lähme teeme ühe toreda pärimise ringi. Näärivana võtab enda sappa praegu nii maavanema kui kaunid kaaslannad maavalitsusest ning üksiti ka tantsijad ja hakkame ringiga pihta. Näärivana, sina juhendad. Oskate tantsida? Või on teie tantsud hoopis välismaised? Mis asja kõnnib siin ringis ja ilus valges mundris tütarraps ja pillub kõigile lund pähe. Pärime ja pärime ja pärime. Ning tema ema oli ka mall ja sina oled meil juba 3. põlv. Aga miks on minu juuksed on punased? Aga vaata, juuksed pärisid sa laupa vanaisalt. Temal olid need ka punased. Ning onul on ju ka punased. Sa oled 3. punapea meie suguvõsas. Aga miks me elame Järvamaal? Vaata, siin on meie suguvõsa elanud juba 3 inimpõlve. Vaata, sina, Mall, elad Paides. Tädi Türil, onu Oisus, tädipoeg päris Järva-Jaanimaja. Onu tütar kolis Amblasse. Lell aga elab Koigi vallas. Nõbu Albus, Nadu Annas ja Kõdi Väätsakandis. Isa poolt sugulasi on ka Vilimaaveres ja ema omaksed asuvad Karedamail. Minu teada kaugemad sugulased Kabalas. No näed, Järvamaa on sinu suguvõsa juurtemaa. Ja vaata selle metsatuka pärid sina minu käest. Hoia seda hästi ja päranda siis oma lastele. Siis jääme Järvamaale kestma. Eile lubasid sa vanaema, et pärin sinu voki ja tikitud teki. Jaa. Ema ütles, et olen pärinud isa kangekaelsuse ja isa arvas, et kena naeratus ja ilus hääl on mul küll emalt päritud. On. Tuleb välja, et kui hakata pärima, saad teada, kui palju ongi pärida. Elu ongi üks suur pärimine. Just, elu on üks suur pärimine. No mida sina päriksid minult? Mis on kultuur? Aga mina küsin, et mida saab pärida? Kellele me oma oskused edasi anname? Kas sina oskad leiba küpsetada? Kas sina sokki oskad kududa? Aga kuidas sinu pere pühi peab? Kellega sa koos metsa lähed? Kas sa tunned taimi, mis kasvavad Eesti metsades? Kas sa oskad loomade keelt? Kas vanaisa õpetas sulle puulusikat väitsaga vestama? Millal ma nii suureks saan, et võin üksinda tuleahju teha? Mis värvi on purpur? Kas sina saad setude või võrokeste jutust aru? Kas vanaema näitas sulle, kuidas villase soki kanda nõeluda? Kas oskad saunavihad ise teha? Kas luudade valmistamist oled õppinud? Mis toidud on sinu pere pühade laual? Kellele maitseb kaerakile? Kellega sa koos käid rahvatantse õppimas? Ja kas sa tunned oma kodukoha traditsioone? Kas sa tead, kus asub Järvamaa kultuurihiis? Jaa. Ja ütle, kas hiiepuud on suured puud? Mis seal hiies vanasti tehti? Kas värvid
olid seelikud riibud, mis värvi olid seelikud riibud sinu kodukohas? Millisesse kihelkonda kuulus sinu vanaema kodu? Kas küsisid ema käest, milliste nukkudega tema mängis? Kas tead, kuidas vanasti elati? Mida söödi vanaema peres? Mitu last oli sinu vanavanemal? Kui suur on sinu sugupuu? Mitu põlvkonda saab teie jõululaua ümber kokku? Millises majas elas sinu vanatädi? Kas sa oskad tulevikku ennustada? Kas sa Wittgensteini ajakeskuses oled käinud? Mida vanarahva tarkus selle kohta ütleb, kui kadripäeval lumi maha sajab? Palju sel aastal teil Marte käis? Milliseid rahvakalendri tähtpäevi teie peres tähistatakse? Kas Paide on sinu kodu? Kas Paide linnapea on ka täna Paides? Millal me teda näeme? Kui palju on pärida? Kui palju on pärandada? Kas 2013. aasta ongi kultuuripärandi aasta? Kas Järva maavanem avab Järvamaa kultuuripärandi aasta? Tuleb välja, et kui hakata pärima, saad teada, kui palju ongi pärida. Just. Ja teie seal pärige, aina pärige. Ja ma vaatan, et jõuluvana hakkab juba siias poole saabuma. Ei tea, mis temaga teada sai. Kas temaga palju päris? Jõuluvana päris õige palju ja pärisime me koos maavanemaga, näärivanaga, rahvatantsijatega. Saime teada igasuguseid põnevaid asju, aga küsimusele, kas maavanem avab Järvamaa pärandi aasta, siis vastus on jah. Järva maavanem Tiina Oraste tuleb ja avab nüüd Järvamaa pärandi aasta. Hea Järvamaa rahvas, head külalised. Igal maakonnal on oma ajaloo ja kultuuripärand. Nii ka meil siin Järvamaal. Me oleme uhked oma viljaka põllumaa üle. Me oleme uhked oma mitmekesise ja kauni looduse üle. Ja me oleme uhked nende inimeste üle, kes siin maalapil meil Järvamaal südamaal on elanud ja tegutsenud ja loonud seda, mille üle me uhkust saame tunda. Jah, uhkust on meil võimalus tunda paljude asjade üle, aga veel suurem on meil kohustus seda kõike hoida, seda väärtustada, seda südames kanda, tutvustada nii omadele kui ka külalistele ja anda seda edasi oma järeltulijatele. Aasta 2013 kultuuripärandi aasta on oma juhtmotiiviks võtnud lause pärijata pole pärandit. Ja ma väga usun, et 2013. aasta head noored, ma mõtlen just teie peale, et te tunnete huvi nende asjade üle, nende väärtuste üle, mis teil on kodupaigas. Mõistke neid, võtke seda kui teadmiste omandamist. Võtke seda kui teadmist, mis aitab teil mõista oma juuri, seda, kust te tulete ja just seda, mida anda edasi võib-olla oma lastele. Ükskõik kuhu head noored teil ka teekond edaspidi viib, jäägu teile südamesse see tunne, et te olete järvakad. Ja meile järvakatele, kes me oleme siin kõik, usun, et 2013. aasta teeb meilt veel ühtsemaks, veel tugevamaks, veel kindlamaks ja mõistvamaks üksteise suhtes. Ja me tunnetame seda ja ütleme julgelt selle välja, et Järvamaa on parim paik, kus elada ja kus oma lapsi kasvatada. Head järvakad, kuulutan kultuuripärandi aasta 2013 Järvamaal avatuks.
vihmas tuules päikselõõsa sees, me ihuhingame sellel teel, kuuluvad vaid teineteisele. Kui raiub väärani ees avanud, ükskõik las laetud rajusse, me unistused riskid ühised, ka lainte käistes. Kas mõistad, kallis, kõik meil uus on ees, nüüd vihmas tuules päikselõõsa sees, me ihuhingame sellel teel, kuuluvad vaid teineteisele. Sul soodijaks mul küür on peos, siht ühine meid kokku seob. Üks on alus meil, kes kuulin neid, kus ainsana meil hoida teineteist. Tuules päikselõõsa sees, me ihuhingame sellel teel, kuuluvad vaid teineteisele. Kas mõistad, kallis, kõik meil uus on ees, nüüd vihmas tuules päikselõõsa sees, me ihuhingame sellel teel,